No tere jälle siis, alustame nagu eelmist osagi, seda osa vihmasest Hispaaniast. Meil natuke tuuline ja vihmane siin. Me tulime mingile autoüritusele, pühapäev siin, ma ei tea mis kell on, 12 äkki. Ja siin toimub mingi autosid näidatakse ja mingi siuke turumoodi asi ka vist, kui ma õigesti aru sain. Et lähme jalutame sinna, me oleme natuke eemal, sest rahvast on päris palju, autosid tee ääred on täis kõik. Meil pool parkida kuskil. Ja noh, vihm hakkab normaalselt sadama praegu. Ja need sai joped asjad selga pandud, valmistatud ent selleks ilmaks ette. Aga no ma filmin mingi autosid, mis seal huvitavat on ja nii saa midagi. Siin parklas on juba, parklas tuli koos meiega üks Porsche ka kohe kaasa, meie ees sõitis. Aga noh, see veel nii huvitav vaade pole, neid näeb Eestis ka igal pool, äkki näeb midagi huvitavat, mida Eestis näha ei ole nii palju, aga eks näis. Eks siin tegelikult ole kõik samad autod ikkagi, mida uut siin huvitavat ikka näeb. Lihtsalt Hispaania, vaatame millised on Hispaanias siis mingemad autod, kui siin on üldse neid. Äkki on, äkki ei ole, lähme vaatame. Porque me había puesto a mí unas en el Vectra, le dije quítamelas. Una semana, Yuka, dije quítame esto. Tú echabas 20 euros, de repente se bajaba, mira que ya gasta, me puse bajaba, digo, quítame eso. Y el niño se hacía las cosas. Yo andando con el coche años. Vaya, que cayeron 4 gotes y escapó increíble.
primero. Y vacíes el aceite, sigue los vapores del aceite, para que no te los pase por la admisión. Ahí sí que medio museo. Üritus sai läbi, tulin siia varju, et oleks huvitav ikka nagu vihma käes filmida, mida ma siin autos ikka filmin. Ütleme nii, et isegi tavaline neljapäev on kõvem üritus, võib-olla oli see siuke suht lambine üritus, aga siin oli enamus autod on ikkagi mingi vana inimeste käes, noori ma ei tea nagu, kes autodega siit ära sõitsid, oli pigem vähe, kõik mis läksid olid vana inimesed ja siuke huvitav nagu erinevus, et Eestis ikka sõidavad noored siukeste autodega enamasti, siin on vanade käes ja ega rohkem midagi ei olegi, siuke mitte midagi erilist. Sikse polnud, kõik siksid olid Fiatid, Eestis on ainult Sikse täiskäikukohad, siin on Fiat täiskäikukohad, siuksed väiksed punnid. Aga noh, jah, see 5-liitrine Shelby GT500, see oli mingi naise oma üldsegi. Vaatasime uksest sisse, siis tegin uksed lahti, meile saime seest autot veel vaadata ja noh, siuksed osad huvitavad autod, mida väga tihti ei näe. Kalibrad, Escordid, üks Kalibra ainult oli tegelikult. Escorti nägi päris mitut. Cosworth, vist olid Cosworth, Serrad olid ja siuksed, üks Mini Cooper, aga ega rohkem midagi olnudki. Vaatame nüüd seda vastikut ilma. Tulime, siis sadas ja lähme, nüüd tuleb veel hullemat padukat. Nii et ma olen autos, lähen minema koju tagasi. Ja täna ei ole laupäev, täna on pühapäev. Videot ei ole endiselt välja tulnud. Aga nüüd ma teen selle viimase klipi ära. Ega tegelikult väga see nädal midagi ei toimunudki. Lapsed olid vahepeal haiged ja Birgit oli haige. Mina suhteliselt pääsisin sellest. Mul korra oli kurguvalu ja ega rohkem midagi väga ei olnudki. Nohu isegi ei tulnud, et ma pääsesin, mul seekord edas. Ja siis ei olnud väga palju liikumist ka, et inimesed ei tahtnud siis koristamist ka saada, kui noh, Birgit haige oli. Lapsed, õnneks siin on see teema, et siin lubatakse lasteaias käia, kui on mingi nohu ja siuke väik, või noh, kui köha ka on, sest et isegi õpetaja ütleb, et kuule, et mul endal ka lapsed ja neil on aasta ringi nohu põhimõtteliselt ja noh, siukest juttu räägiti nüüd, kui meil oli koosolek kolmapäeval äkki lasteaia siis või koolis. Ja sellega on hea, et kui palavikku ei ole, siis ja noh, väga hullus seisus ei ole, siis võib siin lasteaias käia. Pigem öeldaksegi, et las olla kohal, kui jäävad asjadest ilma ja saavad teistega suhelda ja noh, kõik siuksed asjad. Et lastele ka parem. Mis veel? Jah, igatahes, miks ma eile ei teinud videot, toimetasin garaažis mingeid asju, tegin siin, ma ei mäleta mida enam, tsiklitega arvatavasti. Ja siis mõtlesin, et hakkan autot tegema, kuna mul jõudis õlifilter, õhufilter, rooli ots ja rihmad. Et mõtlesin, teen need tööd siis ära. Ajasin auto ülesse. Viitsi õue minna, sest õues on väga märg. Või noh, väga märg ei ole, aga auto on seal. Hakkasin tegema eile. Ja naabrimeest tuli ka uurima. Siis me jutustasime seal nii palju, noh, translate'i kasutasime enamus aega, et räägitud saaks, aga jutustasime nii-öelda, siis ta tuli puhastas mul autol esituled ära, üliheaks sai, ma ei tea, mis ainega ta tegi seal, lasi aine peale, kohe läks see kollane aine sealt maha, tõmbas lapiga üle ja oli korras. Et ma mõtlesin, et tuled on juba, noh, üks tuli on nii ära põlenud, siis päikese kahjustus saanud, et plastik on lihtsalt kollaseks tõmbud, aga ma ei tea,
see sai jumala heaks. Siis küüris veel õhufiltri kopsi korra näitas, kui heaks ikka saab, tuli harjaga hõõrus ja küüris seal. Ja siis aitas mul rihmasid vahetada, pingutit seal surus ja igas siukseid asju. Kui ma hakkasin tegema, ma alguses vahesin rooli otsa ära, see oli lepo. Rooli otsad ei õnneks sama pikad, täpselt sama kohta läks tagasi, nii et sellega võiks hea olla. Siis hakkasin rihma vahetama, mõtlesin, 2 rihma, vahetan mõlemad ära. Ennem peab ühe tagumise rihma siis, nii-öelda mootori taga on pinguti, seal on roolivõimu pump on seal, mis siis on see pinguti nii-öelda. Ja hakkan lahti tegema pinguti polti ja polt tõmbab kohe ümmarguseks. Ma saan näidata ka. Pinguti polt, mutter õigemini. Mutter jõuk ilus. Läks kohe ümaraks. Siis põhimõtteliselt, mul on pilt ka, milline see pinguti välja näeb. Et seal on siis, läheb polt, pikk polt läbi ja seal pildil ei ole seda näha, aga seal on 2 osas, kus on, ütleme, et see ongi see, mis pildil on näha, on siuke mutter otsas ja siit keskelt läks siis polt läbi, mis pingutab siis peale. Panin väikse polli otsa, võtsin teise otsast ära ja siis sellega panin kangiga, tõmbasin lahti selle. Ja siis mutter, õnneks oli juba nii palju, et ei olnud nii palju jõudu vaja, sai selle küljest ja siin on näha, et see läks ikka päris kõveraks ka, et ta oli päris tugevasti kinni, aga õnneks sai tehtud uus mutter külge korras. Sellega läks aega siis ja tegutseme seal rihmad vahetatud, siis on õliaeg, lendan auto alla, midagi jutustame seal, vaatan, esimene polt, mis seal all on. Ja lasen õli, võtan poldi lahti ja vaatan, oi, kui ilus, punast värvi õli tuleb välja, kuidagi väga puhas ka. Eks juba enamus teada, mis see tähendab. See oli käigukasti õli, mille ma suutsin oma lolli peaga välja lasta. Ma ei tea, ega loll pea nihu nuhtlus, igatahes saab vähemalt käigukastiga uus õli. Eile oli laupäev. Laupäeviti enamasti kõik poed kinni, kell oli juba 3 ammu läbi. Siuksed nii-öelda väiksemad või siuksed autopoed siis. Ja siis ma käisin siin Alcampos, mis on suurem pood, mõtlesin, lähen vaatan sinna, et kas seal auto osakonnas on õli. Seal oli, aga see oli 15 € liiter. Ja poole liitri kaupa müüdi seda 8 liitrit on vaja, vähemalt näitab, et 7,7 liitrit on vaja sinna. Ja ma ei hakanud ostma seda. Kuna mul ei ole täna autot vaja, mul homme ei ole põhimõtteliselt ka vaja, homme on õhtul Ellen Tregos siin kõrval külas on siuke, pärast koolipäeva on siis Danielil mingi, saab seal mingi, korraldatakse mingeid asju praegu, et käivad seal mingi 3-4 tundi on, 3 tundi, jah. Ja mängivad seal, teevad trenni, igas siukseid asju, see on siuksed nii-öelda huviring, aga see on tasuta, siis seda korraldatakse niisama. Ja siis peab sinna õhtul jõudma. Aga Ellen Tregos on automotopod ka, mis on siis, mul isegi pilt siin, Automoto Asturias. Et seal on ja sealt ma äkki saab parema hinnaga ATF-i, siis ma lähen sõidan tsikliks sealt läbi. Et ma eile käisin ka tsikliga, võtsin seljakoti kaasa. Ja siin on ka mul ruumi, siia mahub vähemalt 4 liitrini asi ära. Tegelikult ma ei tea, kas ATF üldse, kas müüakse nii suures potsikus. Äkki on liitrised äkki, ainult ma ei mäleta enam, ega ma nii tihti seda ATF-i ei vaheta ka. Aga vaatab selles mõttes, et kuidagi väga palju tahab seda õlis saada. Aga ju siis on. Ma ei olnud terve aega auto all, kui see õli sealt välja voolas. Et jah, eks ta võib olla. Kui kirjas on igal pool, siis peab olema 7,7 liitrit, mis iganes. Et vaatab, äkki saab natuke odavamalt kui 15 € liiter. Mis veel? Ega midagi, õli sai vahetatud, uus filter sai, mootori õli siis. Kõik ülejäänud sai korda, sellega on hästi praegu, uued esituled põhimõtteliselt. Ja ega rohkem ei olegi midagi huvitatud. Väga hea, 6 minutit rääkinud, tuleb ikka üle 10 minutiline video. Jõuan veel rääkida. Seekord ei ole siin, mis jooks oligi, Sangria, see on Tinto de Verano, mis on siis nagu mahl. See on põhimõtteliselt ikkagi sama jook, aga lihtsalt on palju lahjem. Ta on 4 volli, teine Sangria on 7,8 või 7 või 8 volli, ma ei mäleta enam palju. 7, midagi äkki.
igatahes Discordis soovitas üks tüüp lõuna poolt, et väga hea jook, on tõesti väga hea jook, sest et see on nagu mahl. See on natuke liiga külm, sest ma panin jääd ka siia sisse. Võiks me paneme jääd, sest külmikust tuli nagu nii külm jook välja juba. Mis veel? Ma olen käinud nüüd vaatamas töökodasid. Tegin siia, Birgitil oli siuke mõte, kas ma olen seda rääkinud juba või ma kujutan ette endale. Igatahes vahet pole, räägime teist korda, kui olen rääkinud. Arvatavasti ei ole. Birgitil tuli, või noh, ta ütles, et arvatavasti enamus jutte siin liigub nagu nii näost näkku, suust suhu, baarides, asjades ja kus mingid ruumid on või asjad. Ja kuna ma baaris ei käi, sest ma ei oska keelt ja ma ei saa aru nii hästi, mis nad räägivad. Esimest korda juhtus mingi eriti imelik asi. Maximum recording põhimõtteliselt sai täis või ma ei tea, ütles telefon 8 minutit ja 4 sekundit. Ma ei tea, igatahes mul näitab küll, et mul 6 minutit ainult lindistada veel. Sest et mu mobla on vist mingit jama täis, filme ja asju või ma ei tea, lindistusi ja pilte hästi palju. Igatahes, jah, ma nendes kohtades ei käi. Teine sama hea koht on Facebook. Panin Facebooki gruppidesse üles kuulutuse, et ma otsin töökodasid, kas keegi teab, kus on mingit töökoda, et ma saaks endale tsikli remonti hakata tegema. Ja tuli infot, hästi palju tuli kõrval külla, et seal on üks töökoda, tegutsev töökoda, omanik läheb pensionile ja põhimõtteliselt on töökoda saadal siis. Ja mõtlesin idekas, et siis on siin peab olema töökoda või see äripind peab olema arvel töökojana, mitte lihtsalt mingi suvalise kohana, vaid ta peab töökoda olema, mitte garaaž või panipaik või mis iganes. Ja leppisime kokku aja, läksin vaatama, käisin vaatamas, kõik on hea, räägib, üür 380 ilma käibeta, koos käibega 470 äkki vist oli midagi. Ja mõtleb, kuidas on nii hea, nagu töökoda on mingi tõstukeid asju täis, kõik on seal olemas, rehvid, pingid, asjad, et ma mõtlesin, davai, ma hakkan, võin seal mingi kõrvalasjana teha veel autosid ka, et see ongi siuke väike töökoda, mingi 80 ruutu äkki, ja ongi mõeldud selle jaoks, et teha siis kiireid töid, et mekaaniko rapida põhimõtteliselt, vist on see tüüp, või see tüüp siis, töötüüp või mis iganes, et rehvivahetused, õlivahetused, siuksed hästi kiired tööd. Rondid ja seisma kuskile, kõik tuleb sisse, läheb kohe välja, et kiirelt tehtud. Mõtlesin, et see on idekas, ma saan tsiklite kõrvale teha siis seda. Ja siis jõuab asi selle juurde, et firma üleost ja kõik need seadmed ja asjad. 32 000. Super, sellega põhimõtteliselt ongi kõik, kus ma 32 tonni saan, et see ära osta. Ja ütles ka, et algul võid 20 maksta ja siis aasta jooksul 12 juurde. Aga kui raha ei ole, siis raha ei ole, mida sa teed. Et siis vaatasime, hakkasin niisama huvi pärast ka vaatama, mis see Traspaso Taller on. Vist oli Traspaso Taller, ehk siis üleandmine või üleostmine või mis iganes. Siis leidsin veel vallapopist, leidsin mõne 30 mintisi teemal on 400, see oli 400 ruutu pinda. Seal on 2 tõstukit, see on mingi 5 aastat vana töökoda, 2 kaheposti tõstukit, räigelt töökärusid, igast asju. Neil on keretööd ja värvilitsentsid veel ja kõik asjad ja kontor mingi normaalne, kus on õhksoos pumbad asjad sees. Ja see maksab siis 27 tonni, et nagu ma saan 5 aastat vana tehnika ja 27 tonniga, mis on ikka räige plekk, aga ta küsib liiga palju sellest, kui 32 tonni on, tal on hästi vana tehnika seal sees, et see on, ütles ka, et see on juba vana, ütleme nii. Ja, aga ikkagi, maksad 32 tonni ja siis maksad veel 470 euri üüri 80 ruudu eest. See teine on 400 ruutu ja 800 euri kuus. Aga kui juba siuke suur ruum võtta, siis on vaja kohe kindlasti üksi sa tegutse seal ja kõik asjad. Et jah, siuksed teemad.
et praegu ma siis olen otsingul töökoda saada, kus ei oleks tehnikat sees. Üks oli veel siin külas, mida soovitati meil, mis oli kunagi, no seal kohe kirjutatigi, et ta on olnud, ta oli autoremondi töökoda, aga jäi väikseks autode jaoks ja nüüd on üürida või noh, tühi. Siis esimene päev helistasime, ei saanud kätte, teine päev sai kätte, juba ära antud. Nii et jälle ei saa. Üks võimalus on veel, Birgit käis kuskil fotograafi juures jutustamas ja värki, siis tema ütles, et tal on tuttav, me sõitsime pärast selle garaaži eest mööda, kus on kunagi töökod olnud. Et ta teab seda omanikku, et ta pidi uurima, mis sellest saab. No, kõige idekam oleks, kui ma saaks tühja ruumi, mis on töökojana arvel, aga üks tark mees on veel rääkinud Discordis, et siin pead kõik asjad arvel olema, kõik tööriistad, kõik puurpingid, tõstukid, kõik arvel. Et kontrollitakse neid, kas on arvel ja kas on load olemas ja ma ei tea, kõik siuke ulmeark. Et jah, nüüd ongi siuke, et kuskilt on vaja palju raha saada ja siis on vaja hakata palju tööd tegema. Et Birgit ütles, tema võib hakata ka tegema, et mis need õlivahetused asjad on, mina teen talle selgeks ja kui palju raske ikka õli vahetada on. Ei tohi käigukasti õli välja lasta ja peab mootoriõli välja laskma, kui on ainult õlivahetus mootorile. Et siuksed kerged asjad. Aga kui oled loll, siis ei saa hakkama nendega. Nagu mina. Et siis ma pean Birgitit hästi koolitama. Aga noh, unistada on hea, mis reaalsuses see on see, et ei tea mitte midagi. Mul saab kohe 6 minutit jälle täis ja siis ei ole mu rohkem ruumi lindistada. Nii et ma panen kinni ja ma ütlen viimased lõpusõnad pärast seda, aga enne ma pean ruumi juurde tegema, et ma saaks veel 2 tundi jutustada. Mul oli prügikastis mingi 800 asja, nii et nüüd ta isegi näite kaua ma lindistada saan, nii et ma saan 3 päeva lindistada. Igatahes ma ei mäleta, mis ma rääkisin, aga põhiline on see, et 3-2 tonni liiga palju ja see ongi kõik, et eks vaatab, mõtleb. Ma ei tea, mida mõelda, aga vaatab. Eks peab uurima elu natukene ja kui mingigi raha saab kuskilt, siis teha pakkumine talle lihtsalt kõvasti madalam. Mulle tundub see veits kahtlane ka, kui ta ütles, et sa võid 20 tonni praegu maksta ja siis 12 tonni aasta jooksul, et äkki see ongi 20 tonni, aga kuna me oleme kuskilt välismaalt, siis ta meil tahab veel 12 tonni juurde saada, et 20 annab ära kellegile kohe ja 12 siis saab endale. Et ma ei tea, eks vaatab. Ja noh, kõik need asjad, et nagu ma ütlesin, maksad ära selle 32 tonni ja siis maksad iga kuu kellegile teisele üüri. Et ta ju rendib neid ruume, need ei ole tema ruumid, ta rendib neid ruume edasi. Ta on ise väidetavalt 48 aastat seal tegutsenud või noh, üldse kokku teinud seda ja siin vähemalt koha peal on ta üle 15 aastal. Minu meelest ma vaatasin Google Mapsist, siis oli, ma ei mäleta, kui kaua see aeg tagasi läksin, aga mingi 2010 või 2012 äkki Google Mapsis näitas, et kogu aeg see töökoda on seal olemas olnud. Et jah, aga noh siis ongi, et on ju, kui peaksin minema nii, et ma saan ütlen, anna 20 tonniga ja siis ma ostan selle ära nii-öelda talt selle asja teoorias, räägime nii, et unistuste maailmast, pilvedest. Et ostan ära talt selle 20 tonniga need litsentsid ja tehnika ja kõik asjad. Siis on see, et nüüd hakka siis üürima seda, kus ma tean, et kuskil kuu aja pärast ei ütle see omanik mulle, et tore, nüüd võid välja kolida. Et seal on maa sees on töötav piduristend veel autodele ja mootorratastele ja kõik siuksed asjad maal kuskil on, seal on kanal veel, seal on kompressor ja kõik need asjad on vaja ära sealt saada, on ju, kui nüüd öeldaksegi mulle, et nägemist. Ja igatahes nii on, et jah, õnneks ei pea nende asjade pärast muretsema, sest noh, siukest raha ei saa kuskilt. Räägin, mis töökohas toimub. Praegu ongi, no see on juba valmis, siin ma võtsin veel starteri maha, puhastasin selle ära ja siis, no tal oli käivitusega raskusi, et
neil ratastel on, no hästi palju leiab V-Storm 1100 kohta infot, sest see on USA-s on see V-Storm vist, mis on siis see chopperi mood või cruiser, ma ei tea, kuidas neid kutsutakse. Igatahes, jah, ja neil on siis starteri siduri teema, one-way klatsis, mis käib ühte pidi keerleb ja teist pidi siis ei tohi keerelda või mis iganes. Et neil on sellega probleeme ja siin ka, see teeb ikkagi sidurde pealt, aga tal ei läinud see normaalselt käimagi. Ma alustasin kohe starterist, vaatasin, mis seal on, igaks juhuks puhastab ära ennem kui, et 100% kindel olla, et ikkagi kui kallis asi vaja tellida, siis ei ole mingi muu asi. Ja siis ma käivitasin seda, siis ta ei tahtnud enam üldse siin käivitada. Ja vaatasin siin, hakkasin akut katsuma, et kas kõik klemmid ikka hästi ja jumala soojaks oli läinud plussjuhe, mis siis läheb akust starteri releesse ja see oli täiesti lahti. Põhimõtteliselt lihtsalt liikus seal vahel ja ilmselgelt mingit kontakti pole seal normaalselt. Käivitub nagu mootor käib normaalselt ringi, aga tundub, et on piisav, tegelikult ei ole piisav. Ja panin selle külge, nüüd läheb palju paremini käima, nagu ikka kõvasti paremini. Ütlesin ka talle, et ärme praegu hakka vahetama. Originaal see OM, ongi tehase kit, maksab siis starteri või see starteri sidur ja kõik seal on need hammakaid ja asjad, see maksab 950 €. Mingi hiinakaid saab ka mingi 200 kanti odavamal teel. Aga nagu ikka netis on erinevat infot, osad on 5 aastat neid kasutanud, pole mingit probleemi. Osad räägivad, tegelikult ma väga halba infot ei leiagi, aga jutud on need, et see, kes on külge pand, need ütlevad, et neil on kestnud ja neil pole nagu probleem olnud. Ja siis need, kes ei ole kunagi kasutanud, need alati loevad kuskilt, et ei kesta üldse, et nad igalt poolt loed ainult seda, et üldse ei kesta. Aga ma ise väga nii palju sükest infot ei leidnud. Ega ma ei otsi ka, sest halb info on halb info. Aga igatahes jah, enamasti foorumites sükest infot pole, et kes on selle külge pandja, et nüüd tal läks katki. Kõik räägivad, et ma kuskil naised saunas rääkisid, et need on katki läinud ja ei kesta. Et ma ei tea, erinev info, paljud on pand, osad seal UK foorumis või Facebooki lehel leidsin. Mingi tüüp on töökodas endal pand 10 rattatele, pole kunagi probleem olnud neil hiinakatega. Et jah, aga ma ütlesin talle, et ta tahab selle mingi hetk tulevikus nagunii müüki panna. Ma ei tea, ta lasi isegi suht palju teha, ma ütlesin talle, et mingeid asju pole vaja tegelikult teha, sest et sa paned nagunii müüki, et kõik on raha ju, töö ja raha. Et mis sa teed, nii saa. Ja siis nüüd ütlesin jälle, et kuule, et me võime teha, aga kuna sa paned nagunii tulevikus müüki ja kui sidur ütleb üles, siis käima saab alati lükata. Ja ma tulen sulle kas või appi siin, et Asturiases pole nagu hullu sõita, et ta elab ise ka siin Avilesi ligidal. Et kui paned kunagi müüki, kas siis tegeleme sellega, ma tellin ette ära, selle vahetame ära või paneme niisama müüki, kui sidur töötab ja või ratas tööl läheb ja midagi hullu ei ole, siis saab ka sellega müüki panna, pole hullu nagu. Sest et see on valmis. See läheb, võib-olla ma räägin ta, aga äkki saadab kolmapäeval tema juurde tagasi, siis ta tahab oma XT660 siia saata. Ta läheb ise puhkusele kuuks ajaks reisule kuskile, et siis saadab mulle siia enda selle XT ära. Ja see on mul suhteliselt koos. Siin on veel, siin oli õlileke, mille sain nüüd korda. Ta on mul siin nädalake seisnud. Ei ole lekkima hakanud enam. Aga siin on elektriteema ikka. Ma ei tea ka, kuidas siin kõik tuled tööle peavad hakkama. Ma ootan natuke paremat ilma, ma ajan välja, panen tööle siis. Et eks kindlasti mingid tuled hakkavad tööle siis, kui ratas töötab. Taga tuli on praegu see, et panen tööle, siis ta vist, ma ei mäleta, kas ta ei töötanud. Pirn on terve, ma vaatasin, aga piduri tulega hakkab tööle ja vilgub. Et siin on vaja see üle vaadata. Ma olen natuke elektriskeemi taga ajanud, juhtmed võiksid siin praegu olla enam-vähem, aga siin igal pool võib mingid teemad tulla, ma ühe juhtme võtsin vahelt üldse ära, kuigi sai täpselt samamoodi, värvid läksid paika, mis ühendatud said ja kust ühendatud olid, kus see toodud oli. Et jah, ja praegu on veel see teema, et
kiskusin selle lahti, sest et see väga ei liikunud. Ja siis oli see siin ära murdunud juba varasemalt. Tükid on mul laua peal. Proovisin kokku liimida. No ei jää, on ju. Et see on see põhilüliti nüüd, mis tuled sisse lülitab. Ja ma ei ole saanud seda nagu niisama ka tööle, kui ma olen otse ühendanud siin. Et ma ei tea. Voolu ei tule siia neldesse juhtmetesse. Roheline oli kaugtuli, vist oli niipidi, ja kollane on siis lähituli. Need põlema ei hakka selles esimeses astmes. Või noh, voolu peale ei tule. Siit saab edasi keerata. Siis on näha, siin hakkavad tuled põlema. Aga ta võib olla nii, kui ta tööle läheb, siis ta lülitab end ümber ja jõuab vool ka mujale. Samamoodi neutraal praegu põleb, järgmises astmes ei põle. Selles astmes, kui ma panen suunatuli on juba sees. Suunatuli, no suhteliselt õrnalt vilgub, ütleme nii. Teised pool vilgub paremini. Aga noh, kui ta ei tööta, siis ta väga palju nagu ei taha see 6-voldine vist volti anda või ma ei tea. Et jah, ja siis ongi neutraali, see vilgub siin. Need üleval törn ei vilgu. Ja noh, kui järgmises astmes siis ei tee midagi, siis põhimõtteliselt ongi. No see on mingi park tuli, et praegu mul, kui see sees on, siis mulle tundub, et üldse piduri tuli põleb. Ta on kuidagi liiga ele ja saab vaadata, ma ei tea. Ma ei tea nendest asjadest, aga panebki tööle ja siis vaatab. Aga ma ei taha siin sees seda käivitada, ma olen teda paar korda siin tööle pand. Kuna tal on heli kütusega segamini, siis ta tossab räigelt. Siin on võib-olla ta liiga rikkaks selle teinud, selle segu, aga natuke palju. Ja muidu on ülejäänud, ratas on põhimõtteliselt valmis, ega mul ei olegi. Mul on siin ongi siia kirjutatud lihtsalt veel, et elekter vaja korda teha ja siduri tühikäik paika panna, mis on ka tegelikult suhteliselt paigas. Kui siin üldse, jah, ega siin väga midagi ühest kohast annab siin regullida veits ja ongi korras, et siis saab järgmist tegema hakata. Aga jah, praegu tahaks ikkagi mingit päris töökoda saada, et on endal kindlam ja parem ja ruumi rohkem ja kõik siuksed asjad. Saab nagu päriselt nii-öelda legaalselt asju ajada ja teha, et vaatab. Täiega tahaks seda töökoda saada, aga noh, siuksed summad on ulmesummad seal. Et natuke jah, siuke see, et saab autosid ka teha, tegelikult on päris mõnus, et ma võin siukseid kiireid ja lihtsaid töid teha, et ei viitsi autosid teha tegelikult. Mul käed nagu sellest siin ei ole midagi, aga igalt poolt, siin on nagu igale poole kõik need asjad on lihtsalt sellest auto tegemisest, kuna seal ei ole üldse ruumi ja siis jama seal mingi asjade vahel nagu, ma ei tea, mõttetu. Mis ma retsin ennast seal? Et õli ja siukeste asjade vahetus on kerge. Aga noh, nagu näha, rihma vahetus on ka tegelikult kerge. Kõik, ma olen jutustanud rämedalt palju. Ma lootsin, et see video läheb räigelt lühike. Ma ei tohi, kui ma ei joo, siis on palju kerge. Siis saab ruttu tehtud. Et need sangriad ja tintod ja veranod teed asja jube pikaks. Aga noh, mida me lõpetame? Teeme ühe tiiru veel peale. Puhastasin siin natukene, kus ma panin selle? Ma panin need riiulid veel kokku. Igatahes seda ma näitasin. Siia panin ühe, tegin siia natuke ümber. Siin on nüüd riiul ja natukene siuke mõnusam. Et saab riiulis sassu panna, kui vaja on. Ja teine läks praegu sinna, sest mul ei ole lihtsalt sellele kohta. Seal on hunnik karpe, ma hoian igaks üks alles. Kui on vaja midagi saata või ükskõik mida, siis on olemas. Ja ega rohkem ei olegi. Läks käiku praegu väike kompressor. Räigelt, jaa. Nagu, võib-olla mul on teisel surve maha keeratud, aga siit tuleb nagu palju kõvem surve. Ja see väike, ma ei tea palju, see on 20 liitrit või mis ta on. Isegi suhteliselt kaua jätkub õhku ennem, kui ta hakkab pumpama. Pluss see, et ta pumpab nii aegselt, või vaikselt on vaikne kompressor ka veel. Ja maksis mingi täiesti, nagu oligi mingi 150 eurot äkki või alla 150 euro isegi. Ja ma ei tea, ma olen väga rahul. Üli ja täiega mõnus. Et see ongi mul nüüd ühendatud sinna selle külge, kes tahab siukest saada, mingi ostke Handymanist. Päris odav oli, 40 euri, 30 eurot. Et väga hea hind. Minu meelest ma ei leidnud odavalt kuskilt
ja midagi ma võtsin veel Eestist kaasa, kui ma tulin Handymanist. Ma ostsin endale, no sellest on nii palju aega möödas, aga ma ei tea, kus see on. Igatahes, pole tähtis, ma ostsin endale selle klambripüssi õhu peal töötava, sest et kui ma hakkan kunagi, mul on ju tegelikult üks KTM ka, 250 SX, mille jupid on nüüdseks värvis kõvasti üle poole aasta, ikka kõvasti, varsti hakkab aasta täis saama. No veel ei hakka, aga kunagi. Et kui ma selle istme nahka hakkan vahetama, siis tavaline klammerdaja nii kõva pauku ei pane, et saaks klambrit sinna panna. Vot, ma olen vahepeal mõelnud, et võiks minna vaatama, kus need jupid on, aga mul ei ole meeles ja kus ma panen neid siia, mul ei ole ruumi. Et võib-olla polegi seda ratastena alles. Hispaania, mõnus. 15 päeva pidi minema, maksimum 15 päeva. Ma arvan, läheb 15 kuud või aastat. Aga vot, nii on, super, lõpetame ära, ma ei viitsi rohkem 11, mul see tuleb lihtsalt 2 tundi, ma hakkan podcasti tegema siin varsti, sest et ma pean nii palju jutustama, vaatan praegu ringi ka, et millest veel rääkida, et no ikka ei peaks lõpetama seda ära, aga kõik, lähen tuppa, laen video ülesse korras ja leidsin ülesse, ei, ma ei lõpeta seda ära, siukene, siin peitisin. Et võtsin need ka kohe kaasa ja siuksed asjad ongi korras, rohkem ei jutusta, kes tahab klammerda, siis saate Handymanist osta asjad endale. Davai! Järgmine kord ma arvan samamoodi garaažis, sest ma ei kujuta ette, mis siin vahepeal toimub. Võib-olla toimub midagi, võib-olla ei toimu. Davai, tšau siis!